palju õnne Quad Open Classi Pärnu etapi võit. Esimeses sõidus teil olid ikka päris keerulised sõidutingimused. Kuidas sa kommenteerid oma esimest sõitu? No eks see oli huvitav, et hästi ammu pole olnud siukest mudakrossi nagu täna oli, et oli harjumine ja poleks kunagi arvanud, et liivarehviga sõidab Pärnu siis kõval rajal, aga pidi harjuma ja lõpuks harjus ära ja sai hakkama. Nagu ka kommentaatorid ütlesid, siis teie tiim tegi ainukesena vist hea rehvi valiku, siis sa olid teistest ikka esimeses sõidus ikka tükk maad ees ja sa jõudsid isegi prille käimas boksis vahetamas. Eks jaa, et meil oli 2 aastat tagasi oli üks sarnane võistlus ja seal me saimegi selle kogemuse, kuidas need, kes sõitsid liivarehvidega, olid peajagus teistest üle ja täna otsustasime, et proovime ka ära ja töötas väga hästi. Kuidas üldse harjunud oled sellistesse tingimustesse sõitma, et kas see oli nüüd kõige hullem, mis sinu võib-olla krossi karjääri jooksul olnud on? Ütleme, et kõige hullem kindlasti ei olnud, et siukesi momente, kus rada on selline on trennis või võistlustel on ikka tavaliselt aasta jooksul siuke 2-3 korda, et täiesti uus ei olnud, aga kindlasti tekitas katsumusi. Aga teine sõit oli teil palju paremates tingimustes. Varaja peal oli isegi mõni kuiv koht. Jaa, õnneks oli see, et päike oli korraks väljas ja vihm ei tulnud peale, nii et suutsid tekkida siukesed savisooned, kus siis ei olnud väga märg ja nendest sai väga ilusti sõita. No kui me räägime nüüd ka Euroopa meistrivõistlustest, siis sa hetkel juhid seda sarja, siis kas sa oled kuidagi ka oma hooaja plaanid selle pärast ümber teinud? No nüüd on plaanis minna ülejärgmine nädalavahetus on Iirimaal etapp ja siis sellest järgnev nädalavahetus on Inglismaal, mida ma saan vabalt kaasa teha, mis ei kattu otseselt. Aga mis kattub on siis Tihemetsa Tšehhi euroopakatega, nii et me peame mõlemaid punktiseise vaatama ja siis otsustama veel. Praegu seda otsust veel ei ole. Aitäh, palju õnne ja soovime edu! Aitäh!